Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13 kuni 19 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade 9, aga sauade 9 on kaitsepositsiooni kaart. Et kui keegi teile siin võib-olla tegi liiga, siis nüüd te pole nagu ennast lõdvaks lasknud, vaid olete endiselt kaitsepositsioonil. See kaart ütleb ka seda, et te olete ka suitsu sees joostes võimsam, kui te ise oskate arvata. Et te suudate ennast kaitsta küll. Et pole siin võimalustki teile liiga teha. Kõrval on poodukaart. Poodukaart räägib sellest, et tuleks situatsioonidele, asjadele vaadata natuke teise nurga alt. See võib ka olla selline võimalus, et elu ise teeb nagu teie päevaplaanidesse korrektuure. Et plaanisite ühtemoodi, aga kuidagi läheb teisiti. Et vaadata nagu asjadele teise nurga alt. Edasi tuleb siit ülempreestrinna. Ülempreestrinna kaart räägib sellest, et mõni saladus võib päevavalgele tulla. Või siis ise te teate või on see teie, nagu kuidas ma ütlen, see on see selge teadmine, ma tean, kuidas need asjad on. Kõhutunne. See on kõhutunne, ma arvan. Et kõhutunne ütleb teile, mis on õige, mis on vale. Et teil tuleb see kindel selge teadmine, et vot täpselt nii see asi on. Edasi tuleb sealt karikate äss. No karikate äss minu jaoks on alati selline külluse karikas ajab üle. Et see on nagu selline, see on nagu, seal on emotsionaalset küllust. Kuna karikate kaardid on nagu emotsioonidega seotud kaardid, siis see on nagu emotsionaalne küllus. No kuidas ma ütlen, see on positiivsed emotsioone on nii palju, et teie karikas ei ole pooltühi, vaid see on nii täis, et see ajab üle. Sellest jätkub teile endale seda head tuju ja head energiat ja jätkub ka teistele, kes teie ümber seisavad. Teie lähedastele, teie tuttavatele. See on külluse karikas ja kui see ajab üle, no siis sellest jätkub kõigile. Et see ei ole ainult hea energia ja hea tuju. Minu jaoks on see nagu see, et teie elus on kõike nii palju, et te võitegi seda jagada. Jagada ise ennast, oma head energiat, oma head tuju. No see on nagu see rõõm, see on jagamise rõõm. Et vahest on ju see, et teistele head tehes on palju suurem rõõm, kui ise mingit kingitust või head asja saades. Et jagamise rõõm on ka suur rõõm. Eriti kui inimesed oskavad seda hinnata. Kui te saate nagu ka seda vastu reaktsiooni nagu sellist positiivset. Et see karikate äss on üks hea kaart. Alumises reas on teil keiser. Keiser on struktuur. Keiser on kindel struktuur, kindel reeglite järgi mängija. Tähekaart on siin järgmine, tähekaart on tervenemine. Kui teil on olnud mingisugused kas terviseprobleemid või üldse mingid probleemid, siis tähekaart tähendab tervenemist, olukordade lahendamist või lahenemist. Ta on nagu selline hingejõud, mis tuleb tagasi. Ta täidab ka soove. Et kui täht langeb, siis me ju soovime midagi. Et ta on nagu selline tervenemine, olukordade parandamine, tervise paremaks minemine, kui teil on tervisega mure. No kuidagi selline hea kaart, et temaga koos tuleb nagu tervenemine, tuleb olukordade lahendused. Ta on siuke positiivne kaart. Viimane kaart on siin karikate 4. No karikate 4 on ootamise kaart. See on nagu selline ootamine, et te pikalt olete midagi oodanud ja ikka ei ole see veel kohal.
Ikka ei ole see aeg veel käes. Ja te olete nagu väsinud sellest ootamisest, te olete nagu tüdinenud sellest ootamisest. See on sellise tüdimuse ja tülpimuse kaart, vot selline, et ma lihtsalt ei jaksa enam oodata. Et tulgu juba see lahendus, tulgu see uudis, tulgu see, mida te ootate. Et no mis ma soovin teile? Ma soovin teile jaksu, oodake, et järgmine nädal kindlasti me vaatame ju edasi, et ehk sealt tuleb nagu see lahendus, mida te ootate. Kannatlikku meelt, küll need lahendused tulevad. Et vaadake siis asjadele natuke teise nurga alt. Ja mul on hea meel selle üle, et teie selline küllusevarikas siin üle ajab, et küllap siis on ka see ootamine natukene kergem. Kui teil on neid emotsioone, positiivseid emotsioone nii palju, et teistelegi jätkub. Et tulgu teil üks ilus tasakaalus nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Ma väga ootan teie kommentaare, sellepärast et see on ainus tagasiside, mis mul on. Ja kohtume järgmisel nädalal.